Tegi meile süüa, pole kõige ilusama välimusega võib-olla, aga see maitseb üli hästi. Aitäh, Madis! Tere hommikust, tegelikult meil on kell juba 13.45, me käisime hommikul marketil, me käisime, vaatasime mööda Sadamäärt, aga ma ei filminud, sellepärast et lihtsalt siuke väsinud ja veits rahulikum on olla, aga ma sain endale sellise koti 30 euroga ja täna õhtul me lähme ootame, et kell saaks 4 ja siis lähme siia lähedale arkeidi. Sest veits on siuke vihmakas ilm ja mitte nii hea, nii et mõtlesime teha mingi tubase tegevuse. Räägi siis, me oleme praegult teel sinna arkeidi või nagu sellesse suurde nii-öelda kaubanduskeskusesse, aga vaikselt hakkab nagu see, me oleme siin juba mõnda aega olnud ka. Juba, jah, et kohe algusest peale see, et on räpane üldse ei meeldinud. Paremale pole. Linn on üldse nagu hästi räpane, aga nüüd on veel hullemaks näinud see, et hai, nagu siin on väga palju haiseb. Et iga nurk on niisugune uus hais. Ja praegult tuli ka just. Niisugune kakka ja pissi ja sitt. See on sama asi, aga suitsuhais. Jah, et seda on hästi-hästi palju ja seda paneb järjest rohkem tähele, et selle poolest hakkab nagu Eesti igatsus peale tulema, et seal tegelikult on mis on, aga seal on vähemalt puhas, ei haise. No pole ka imestada, kui prügikastid on niimoodi. Fullis. Ja see on isegi üks paremaid näiteid, sellepärast, et enamasti siin on mingi diivan ja vanad marratsid toodud. Näe, siia lähme. Hoopiski, siin. Siukene maja. Graffitit on ka igal pool. Boom. Päris täitsa kaubanduskeskus. Vau! Meil on sinna vaja. Jaa. Vau! Vau! Okei, siin on nagu mingi laste sünnipäevad ja asjad. What? Mida sa ajad, kui äge? Proovib minu skoori ületada, 71 oli mul. 78 said 7 rohkem kui mina. Tšempion! Võtsime üles auhinnad. Kui sa saad 150 punkti kokku, siis sa saad põrkapalli. Aga siin 875 eest saad juba mingisuguseid uhkemaid asju. Nii on, mille nimel mängida. Ta hakkab sealt teid sööma. Hästi natuke rohkem. Nüüd me paneme need siia masinasse, et lugeda kokku, palju me saime. Get receipt. Ja nüüd me oleme valime endale midagi selle eest välja. Kuhu tulime? Ja vahimillised. Suured. Mingi niisugune koht, kus tundub nagu väga hea koht, kus siin on ainult seda teevadki. Hästi korraliku seda. Aga me ei võtnud hot chocolate'i. Ja nüüd ma tipin neid suhkru sisse. Mis on võib-olla mingi patt. Aga okei. Väga hea. Oli öösel torm. Ja see torm. Oh my god. Mingid katusekivid on siia lennanud. See oli ikka nii reid. Ma ärkasin kell 3 öösel üles ja ma ei saanud üldse magada terve öö. Tormijärgselt on siin siukesed lood. Hommikul Madis käis lennujaamas, et viia auto. Ja ta rääkis, et siin olid kõik puud niimoodi risti-resti. Aga nad on jah juba jõudnud ära koristada. Aga tõesti, mega hirmus oli. Välku lõi müristas vihma. Kivid kukkusid, see oli kõige lähemal, mis ma olen välku kuulnud.
see, kui käis nagu see sähvatus oli nii tugev, et see terve toa tegi valgeks korraga. Nagu läbi kinniste silmade laugud oli näha. Ja siis... Väga hirmus oli ühesõnaga, ainuke, kes magada vist sai, oli beebi. Aga meie ei maganud küll täna öösel. Täiesti lampi. Madis mängib malet. Meil on jäänud mõned viimased päevad veel siin Malagas, kuniks me peame koju tagasi lendama. Aga viimased paar päeva me oleme lihtsalt chillinud, võtnud mega rahulikult. Ma olen veits väsinuna tundnud ennast. Eile õhtul saime Eero Mariannega vist viimast korda kokku siin, sellepärast et me oleme kohe ära. Nemad jäävad veel pikemaks siia. Ja väga tore õhtu oli, käisime väljas söömas. Ma millegipärast ei vlogin mitte midagi. Madis mängis malet. Ja jõulutulede mingi show on iga õhtul. Me ei ole seda varem käinud vaatamas. Ja siis me täiesti lampi sattusime täpselt sellele tänavale, vaatasime. Inimesed ootavad siin midagi ja siis 5 minuti pärast hakkas hull muusika ja trall pihta. Väga äge oli, väga jõulune. Võt. Ja nüüd täna meil on jälle siuke chillipäev. Lähme vaatame mõnda poodi ja võib-olla mingisse muuseumisse. Nii palju! Tulime Primarki, sest me nägime Eero Marianne lapsel oli hästi tore outfit ja nad ostis seda siit ja siin on nii palju riideid. Siin on 2 korrust on juba sama suur kui meie terve kaubanduskeskus, lihtsalt 1 pood. Ja nii, et me peame nüüd lapse osakonna leidma ja sealt riidet leidma. Vot terve rida neid, mis me tahtsime, seda komplekti 11 eurot. Nad ütlesid, et oli 8, aga äkki see on mingi suuruse vahe. No 11 euroga see komplekt ei ole ka väga halb. Vaatan, mis värvi ma tahan. Appi, kuhu me sattusime. Vaatan beebiriidid praegu. Siin on 1,80. 2,80. Meil ei ole nii palju ruumi, et koju nende kõikide asjadega minna. Ma vist just kaotasin oma mehe ära. See on nii suur pood. Ja ma ei tea isegi, kus väljapääs on. Aga ma leidsin väga armsad asjad lapsele. On täiesti pöörane järjekord, kassad on alles seal taga. Aga saime asju. Me saime nüüd teisele poole seda, aga tegelikult seal pool on veel sama palju. Ja siis neil on inimene, kes neid inimesi siin suunab, mis on nii tore, sest see on efektiivsem, aga siin on reaalselt vist mingi 17 kassat avatud. Kertu mingisugune rahakott on viimased, ma ei tea kui kaua, see on mingi kõige rõvedam asi maailmast. Ei, see on nii armas. Vaata sellest sika pühki. Mulle meeldis see. See hoiab mingit sente siin. See on nagu kõige rõvedam asi üldse. Ja nii iga kord, kui mul on mingi, Madis, kas sa saad midagi anda, siis ma teen selle niimoodi lahti. Mida sa tahad siis? Ja nüüd me ostsime mulle uue nagu päris inimene. Ta nii ootas, et seda saaks teha. Kodus teeme hauli ka. Meil läks nii palju raha. 100 eurot. Ja ma ei valetanud, kui ma ütlesin, et seal oli 17 kassat, sest seal oli üle 17 kassa avatud. Aga need kassasid oli 17 korda 3, sest 2 korrusel... 3 korrust oli. 3 korrust ja kõikidel oli ja mitu. Ja ikka oli järjekord. Pöörane. On siin meeletult suur puu. Aga tal on lehed on nagu sõnajalad väikesed. See on kõige vanem sõnajalg maailmas. Harilik sõnajalapuu on selle nimi tegelikult. Ei ole. Aga jah, see näeb välja nagu sõnajalgaga puu. Naljakas. Pole kunagi näinud lihtsalt sellist. Ja, me täna sööma tulime? Paella. Paellat. Ma olen täiega tahtnud seda kogu rääkima. Siin on ja me oleme juba nagu budget hakkab haiget tegema veits. Aga me ei lähe siit ära ilma, et me seda ei sööks. Just. Ütlesid 25 minutit läheb aega. No appikene, me oleme turistid, meil on aega küll. Terve päeva aega oodata. Ega me tööle ei pea minema. Pean ära mainima. Plusspunktid selle eest, et siin on mähkimislaud. Vau! Wow. Wow. Mis me saime? Paella.
noh, emotsioon. On hea jah, proovin ka. Väga hea. Mereannina. On kõik, mis sa soovisid, et see oleks? No mul ei olnud, didn't have any expectations. Seda on väga palju. 28 €. Koht siis ja tõid meile šotte ka, ma kahjuks ei joo, aga Madis sai 2 tükki. Nii et kui tulete, siis vanalinnas on selline koht täitsa. Ma sain sellise šokolaadi vahvli koonuse sees jäätise. Nii, kõigi lemmikaeg teeme Primarki hauli. Vähemalt mulle küll meeldib vaadata, mida teised inimesed kokku ostavad. Esiteks lapsepüksid. Siuke komplekt beebile. Mõtlen Eestisse tagasi minnes tundub nii mõnsa sossu. Natuke suurem teist värvi ka. Siis on nagu kohe mitu tükki. Selline triibuline. Matchime oma triipudega. Oli 2,80 kui ma ei eksi. Selline tavaline teesärk. €. Beebi asjadest saime me veel sellised. Neid on 2 komplekti, sest ühe me kingime oma pereliikme lapsele. Et me saaksime matchida. Madis ostis endale lihtsalt 2 tavalist musta spordisärki ja ühe rohelise spordisärgi. Hea männikäbil tööd teha, suvel selga tõmmata või jooksmas käia. 1 pakk performance leggings. No vot, selline. Jälle mingi jooksukad. Beebisokid ja patsikummid. Nii, meil on tegelikult veel paar päeva, kuni me peame lennule minema, aga ma mõtlesin, et ma hakkan vaikselt pakkima selliseid asju, mida me kindlasti enam ei kasuta, nagu näiteks see talvemüts siin. Ja meil oli reisile kaasa antud selline, või võetud selline kaelapadi, mille saab asju täis toppida, sest see ei lähe nii-öelda selle lisapagasi alla. Tervist! Ma ei ole mega ammu vlogi teinud. Madis jalutab viimast korda ülesse ja nüüd kiletame selle kinni, sest ta jäi natuke lahtiselt. Aga võrreldes Eestiga see on hea, et nad mingi käsitsi neid asju ei kontrolli.